Tere, mina olen Kaspar ja mina räägin teile natukene täna erikohvist ja sellest, kuidas kodus Hario V60 kohvi teha. Erikohv on läbipaistev ja jätkusuutlik kohv. Ma võrdlen seda tihti tomatiga, just vanaema tomati ja supermarketi tomatiga. Mis vanaema tomatis on parem, on see, et on kasvatanud seda hoole ja armastusega. See tulemus on tuntav alati. Meil on maitseküllane, aromaatne ja suus sulav toode. Aga kui me läheme supermarketisse, siis meid tihti ootab ees pettumus, seal on kerge tomatilõhn, aga seal on maitsevaesus ja vesisus ainult sees. Ehk siis erikohvifarmerid kasvatavad oma kohvi suurepärase kvaliteediga ja täpselt nagu oma lapsi. Sest see on nende jaoks nagu selline peamine sissetulek ja viis, kuidas oma pere üleval hoida. Mida tähendab läbipaistvus? Läbipaistvus tähendab seda, et me teame, kus kohas see kohv tuleb, mismoodi teda on töödeldud või kui kõrgel ta kasvab. Me teame farmerit ja me teame, mis sorti ta kasvatab. Igal sordil on oma maitsenüansid, igal päritolul on oma maitsenüansid. Mina kasutan täna Etioopia uba, mis on väga magus, marjane ja täidlane kohv. Aga kui sinule meeldib näiteks tummisem, siis võiks valikus olla kas Sumatra või pähklise noodiga Brasiilia või mõni Salvadori või Kolumbia uba. Aga nüüd Hariost. Meie esimene ülesanne on võtta kaal, sellepärast et me tahame teada, kui palju kohvi ja vett me kasutame oma kohvi valmistamisel. Kui sa neid kahte asja tead, siis sa väga palju mööda enam ei saa panna. Ja seal ei ole vahet, kas sa kasutad Hariot või mõnda muud kodust vahendit. Minu retsept täna on 15 grammi kohvi ja 250 grammi vett. See on sisuliselt 1/16. Number 1 asi. Meil on 95-kraadine vesi, millega me eelniisutame filtri. Selliselt me peseme kogu selle paberi maitse siit välja ja ühtlasi soojendame üles oma V60, mis on oluline, et temperatuur siin koonuses püsiks ühtlane. Kui temperatuur läheb liiga madalaks, siis selle tulemusena võib kohv jääda vaene, et ta ei suuda anda oma kogu potentsiaali välja. Jahvatusaste, mida me kasutame, on keskmine. Meenutab sellist suhkurt. Ühtlustame kohvi ära. Kui me oleme selle ära teinud, siis nullime kaalu, paneme aja tööle ja eelniisutame kohvi. Selliselt me paneme kohvi õitsema ja tekivad kõik aroomid ja maitsed. Et seda hästi teha, võid teha 2-3 ringi ja oodata kuni 30 sekundit. Järgmine valamine on nii-öelda põhivalamine, mida proovime teha ühelt samalt kõrguselt ja mõõduka tempoga. Kui me kiirustame, siis te võite lihtsalt vee valada liiga kiiresti kohvist läbi ja ta ei puutu ühtlaselt kohviga kokku. Nüüd, kui 250 grammi on valatud, siis ootame kuni minut 15-ni ja siis teeme uuesti selle ringluse, et pesta kogu see kohv filtripillest lahti ja tekitada sinna põhja selline kohvikook, mida vesi läbib ühtlaselt ja toob kaasa kogu kohvi maitse potentsiaali. Lõpptulemus peaks jääma alati magus. Hea kohv on magus, hoolimata piirkonnast või päritolust. Kui kohv ei ole magus, siis võib olla viga selles, et te olete kasutanud liiga peent jahvatust. Kohv on jooksnud läbi liiga kaua. Minu kohv jookseb läbi kuskil 3 minutit ja see vahe võikski jääda 2:30 kuni 3:30. Kui kohv liiga kaua jookseb läbi, läheb ta intensiivseks, mõruks ja domineerivadki võib-olla sellised negatiivsemad maitseomadused. Teine põhjus võib olla see, et vesi on kohvi läbinud liiga kiiresti ja siis on meie kohv vaene, vesine, võib isegi olla selline ebameeldiv hapu, kus ei ole pistmist ei marja ega puuviljadega. Lõpptulemus, mida me tahame siin koonuses näha, on ühtlane kohvikook, mis meenutab sellist märga liiva. Liiga mudane tähendab seda, et kohv jooksis liiga kaua läbi ja kui on sellised suured tükid hiljem siin sees, siis su jahvatusaste oli liiga jäme. Soovitan peale valmistamist segada kohvi läbi. Nii lähevad maitsekihid omavahel kokku. All on alati kõige tummisem ja magusem osa ja peal natukene vesisem.